kes sa oled, Martin? Aga ma ei tea, kuidas sa ise ennast tegelikult tutvustaksid. Jaa, tere ka minu poolt siis, et see on tõesti hea küsimus. Mulle meeldib ka, ma olen juhtimiskoolitusi teen ja siis mulle meeldib ise tegelikult seda sama asja küsida, et mis teie roll on, et öelge oma nimi ja roll, eks ju. Ja siis ma ise toon seal näite alati, et mina olen Martin ja mina olen koolitaja. Ja mulle tegelikult see koolitaja roll väga meeldib, sest sa jätab nagu lahtiseks, et paljud asjad, ma ei pea liiga täpselt ennast ära ütlema ja ma ütlen ka tihti, et see on minu hobi ja mulle meeldib seda teha, mulle meeldib inimesi inspireerida ja kui ma näen, et inimene areneb tänu sellele, et mõni mõte, mis mina suudan talle anda või mõni arutelu, mis seal koolituse ajal on, siis seda arengut ja seda inspiratsiooni, mis nad näiteks minu käest saavad, see on see, mis paneb mind nagu edasi liikuma. Aga samas see on mul ikkagi hobitöö, ta ei ole mu põhitöö, et põhikohaga ma hetkel töötan Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses ja ma tegelikult siis koordineerin Euroopa tasemel mehitamata maismaasüsteemide arendamist ja ma esindan 7 riiki ühes suures projektis. Väga äge. Et see on mu põhitöö. Aga su taust on, eks ole, tegelikult ka ikkagi kaitseväeline, eks ju? Minu taust on väga suuresti kaitseväest. Ma olin 16 aastat ohvitser Eesti kaitseväes. Kusjuures see algab isegi enne seda, et ma olen ka mõelnud, kus minu nagu teekond juhina näiteks on alguse saanud, siis tegelikult ma olen pärit Elvast, Elva gümnaasiumist ja seal ma õppisin, eks ju, aga seal olles ma liitusin Kaitseliiduga ja ma liitusin noorkotkastega umbes kuskil 16-aastaselt, tegelikult isegi algkoolis juba käisin, aga see oli niisugune lühikest aega. Kui õnnestus, kusjuures sellest algkooli ajast on mul meeles, näiteks käisin veel president Lennart Meri juures külas ja niisugused väga ägedad allveelaev Lembit oli veel vees ja niisugused hetked on mul sellest noorkotkajast ka meeles. Aga gümnaasiumi jõudes ja Kaitseliiduga liitudes mul õnnestus kuidagi olla õigel ajal õiges kohas ja ma näiteks käisin läbi 16-aastaselt niisuguse asja nagu Salga pealike kool, mis siis tegi Tartu malev. Martin Erstut väga kiidan selles mõttes, et kui teil on võimalus saata oma lapsed sinna noorkotkastesse, ükskõik kus malevas tegelikult, siis kindlasti saatke. Sest mina sain sealt esimese väljaõppe, kuidas näiteks viia läbi tundi, kuidas olla juht, kuidas õpetada neid noori seal ja kõike seda. Ja siis ma läksin peale seda ajateenistusse, mul oli juba siis lihtsam. Ma olin juba teinud Kaitseliidus noorkotkastega palju asju ära, eks ma olin kogu aeg nagu teistest väikse sammukese ees tegelikult. Et mulle meenutab see natuke seda raamatut Outliers, kus nad räägivad sellest 10 000 tunnist, et sa pead nagu tegema. Ja kui seal raamatus räägitakse sellest Kanada hokimeeskonnast, kes siis mingil ajal oli niimoodi, et kõik, kes oli jaanuaris-veebruaris sündinud, nad olid alati kõige paremate treenerite juures, kõige paremate, alati oli nagu sammukese ees teistest. Ja ma olen mõelnud, et võib-olla kusjuures minu nagu see teekond juhina saigi sealt täpselt samamoodi algus, et ma olin ajateenistus teistest sammukese ees juba, siis ma sain seal seersantiks, sain aspirandiks, eks ju, et seal oli suhteliselt väike protsent ikkagi nendest, kes lähevad, jõuavad aspirandiks, aga tänu sellele, et ma olin aspirant ajateenistuses, siis ma läksin peale seda sõjakooli, ma olin ka seal juba teistest sammukese ees. Mitte küll kõigis, seal oli ka sama taseme inimesi, aga ikkagi meid oli nagu tunduvalt vähem kui kogu see kursus kokku. Ja tänu sellele ma harjusin ka ära sellega, et ma olin kogu aeg sellises natuke rohkem juhi rollis, natuke rohkem tähelepanu rollis ja ka ülejäänud karjääris mulle tegelikult pidevalt mul õnnestus olla niisugusel nagu edukas juhtimises ja saada üks teast kogemust ja saada niisuguseid huvitavamaid töid näiteks ja ma olin õhutõrje erialal alguses, kui ma sõjakooli lõpetasin ja ma jällegi sain nendest oma kursusekaaslastest kohe kõige tähtsam ametikoha, et ma olin seal patarei ülem abi näiteks, kui ma läksin ajateenitega tegelema ja niisuguseid huvitavaid asju olen kogu aeg saanud teha. Aga muidugi väga oluline roll või oluline samm ka seal kaitseväes teenides oli see, et 2009 aastal hakati tegema erioperatsioonide väejuhatuse katseid, ehk siis neid valikkatseid ja ega me sellest tollel ajal väga midagi ei teadnud. Tuli praegune kolonel Kuul, tuli meile väeossa, tegi tutvustuse, ütles, et seal peab palke tassima ja kummipaete vedama ja meile nagu, et mis seal ikka, lähme proovime.
ja õnnestus see läbi teha ja edukalt ja õnnestus sinna tööle saada, kokku siis 7 aastat ma töötasin erioperatsioonide väejuhatuses. Väga huvitavad aastad, väga tõesti ägedad ja me ise oleme mõelnud, et tagantjärgi, et see oli nagu startup, et see oli, kõik asi oli vaja üles ehitada, pidevalt asjad muutusid, olukorrad muutusid, eesmärgid muutusid, see üksus nagu kohanes hästi palju täpselt läbi aja nii-öelda, nagu me ise suutsime seda arendada. Ja olla osa sellest oli mulle väga äge väljakutse ja just seal ma nägin ka seda, et kuidas siis kaitseväes väga keeruliste ülesannete jaoks arendatakse juhte tegelikult. Ehk siis sealt ma sain suure motivatsiooni ja suure arusaama, et kuidas see juhtide arendamine käib ja kui ma jõudsin tsiviilellu tegelikult, sest 2019 ma lõpuks otsustasin, et ma kaitseväest ikkagi tulen ära ja mul avanes võimalus saada tööle kaitsetööstusesse. Selline ettevõte nagu Treot Systems, siis ma avastasin ennast väga sarnasest kohast tegelikult, et mul olid eriala eksperdid, osakonna juhid, nad olid äärmiselt võimekad, äärmiselt teadlikud oma asjast, sest see droonimaailm või mehitamata lennuvahendite maailm, see on väga keeruline. Seal on väga palju regulatsioone, väga palju sertifikaate, igast kõike, millega peab arvestama, tarkvara, mehhatroonika, optroonika, kõik asjad, mis peavad koos töötama, eks ju. Ja nad olid ülihead eksperdid, aga ega nad ei olnud sellepärast kohe ka automaatselt head juhid ja nad ei suutnud automaatselt koos töötada üksteisega. Ja täpselt sama olukord, mis kaitseväes, et kõik need kaitseväelased, kõik need erioperaatorid, nad on ülihead eksperdid, see talenditihedus on seal äärmiselt suur, aga kuidas nad päriselt koos tööle panna? Ja see on sama nagu jalgpallimeeskond, et kui ma tahan teha kõige paremat jalgpallimeeskonda, ma ostan endale, eks ju, staarid kokku, aga see võit ei ole garanteeritud. Ja neid on ikkagi, seal on vaja seda, kes nad tööle paneks. Ja mulle see roll tegelikult väga meeldis. Et täpselt olla see vahendaja vahel näiteks otsused või info, mis tuleb kõrgemalt, mis tuleb altpoolt, et kuidas tõlkida see kõigile arusaadavaks ja siuke koordineerimine ja see mulle väga meeldis ja seda ma olen nüüd siin läbi koolitusettevõttega üritanud siis edasi anda, et kuidas seda teha ja siukest asja ma väga hea meelega teen.